vaatan, et võib vist alustada. Nii. Minu nimi siis Keiu Kiisler, kellega veel kohtunud ei ole. Ma tean, et paljud osalejad tegelikult on käinud ka minu live koolitustel, nii et väga tore teidki kõiki siin näha. Brandemis toimetan, kes veel Brandemi poole pealt ei tea või ei ole uurinud või ei ole kokku puutunud, siis Brandem tegelikult tegeleb paljuski värbamise poolega, sihtotsingud, headhunting, kampaania pool, tööandja turunduse pool ja ka tööandja mainekujundus ja brändingu projektid. Ja tegelikult see positiivse kandidaadi kogemuse teema on siis ka meile viimasel ajal hästi pilti jäänud ja ise tahame oma kandidaatidele pakkuda head kogemust kandideerimise värbamisprotsessis, aga ka teile tahame siis jagada selliseid nippe ettepanekuid, et mida teha, et oma värbamisprotsessi tõhustada. Ja ma olen läbi viinud Brandimi enda kandidaatide seas uuringu. Pigem on siis tegemist juhtide ja spetsialistide sihtrühmaga ja nende käest oleme erinevaid küsimusi küsinud ja teen teile täna väikese kokkuvõtte siis juba maailma mastaabis erinevatest statistikatest, mis räägib kandidaadi kogemusest ja räägin ka sellest, et mida siis Eesti inimesed tegelikult ootavad ja seda fookusega just sellistele juhtide ja spetsialistide sihtrühmale. Aga ütlesin, tunnikene käib see webinar, nüüd juba natukene vähem Zoom keskkonnas ja kui räägime teemaplokkidest ja kavadest, siis kõigepealt räägiks, mis on kandidaadi kogemus, miks see üldse on oluline, mis on need kasud, mis tegelikult organisatsioon saab, kui ta tegeleb kandidaadi kogemusega just positiivse poole pealt ning toon teieni siis tegelikult ootused, et mida kandidaadid tahaksid kogeda värbamisprotsessis ning lõpuks ka mõned mõtted ja ettepanekud, et kuidas nendele ootustele siis vastata ja mida muuta oma värbamisprotsessis, et seda natukene tõhusamaks teha. Aga kui alustada, siis võtame ette kõigepealt esmaselt mõiste, et mis on kandidaadi kogemused. Tegelikult seda mõistet käsitlevad väga erinevad teoreetikud, praktikud, väga erinevast vaatenurgast, aga minule meeldib näiteks see, kui seda on defineeritud kui nägemust organisatsioonist, mis tuleneb siis sellest, et värbamise erinevates etappides, mida te ka siin slaidil näete, kogeb inimene erinevaid praktikaid ja ta kohtub erinevate inimestega kandidaadina. Ja sellel kandidaadil tegelikult tekib see nägemus teie organisatsioonist. Ta tajub, milline te ettevõttena olete ja tegelikult sellest tajust ja tunnetusest tekibki see kogemus. Ja see kogemus on tihtilugu see, mida just ju jagatakse oma sõprade, pereseltsis ja me ju kõik tahame tegelikult, et just häid kogemusi meist jagatakse, sest soovituste näol tekib meile tuntus ja tegelikult ka siis värbamisvõimekus ju kasvab seeläbi. Tihtilugu satume selle kandidaadi kogemuse teemaga just selle küsimuse otsa viimasel ajal, et täna on selline, ei ole enam kandidaadi keskne turg, vaid pigem on selline keeruline turusituatsioon, et kas sellega siis ka tasub majanduslanguse puhul või siis ebastabiilses keskkonnas tegeleda. Minu vastus on tegelikult, et jah, tasub küll. Miks? Sellepärast, et kui te mõtlete kandidaatide peale, siis kandidaadid tegelikult on nii või teisiti täna harjunud veel selle kandidaadi keskse turuga ja täna on muutus nende jaoks ja kohanemine, et see kõik võtab natukene aega ja kui me neid nendes keerulistes oludes tegelikult hästi kohtleme, siis usaldusväärne suhe just tööotsija ja organisatsiooni vahel tegelikult on veel tugevam. Nii et keerulistes oludes jah, tasub sellist usaldusväärselt head suhet kandidaatidega ehitada. See toob kasu nii täna, kohe räägime nendest kasudest ka, aga see toob ka pikas perspektiivis tegelikult sellise usaldusväärsuse teie kui tööandja vastu. Aga vaatame siis lähemalt, et mis ja kuidas see kandidaadi kogemus tekib, et igal ettevõttel on oma värbamisprotsess, oma kandidaadi tegelikult teekond. Ma tõin teile välja sellised 5 erinevat etappi, et kui kandidaat hakkab kandideerima või üldse tunnetab ja teadvustab teie ettevõtet, siis tal peaks tekkima selline huvi teie kui organisatsiooni vastu. Siis ta tekib vaba vakants, tekib teil positsioon, kuhu annab kandideerida, inimene saadab avalduse, pääseb avalduste voorust edasi, tuleb vestlema, vestlusel on tegelikult hästi oluline kontakt nende inimestega, kas on siis värbaja või värbav juht näiteks, siis kas vastavalt sellele inimene saab edasi vestlusvoorust või ei saa.
Kui ei saa, siis tagasiside on üks äärmiselt oluline tegelikult etapp, mida kandidaadi või aspekt, mida tegelikult kandidaadid peavad selle kandidaadi kogemuse mõjutajaks. Nii et pidage seda meeles, me tuleme selle juurde tagasi. Ja loomulikult töösuhte sõlmimisel tegelikult on see, et see kandidaadi kogemus siis kulmineerub edasi ja juba hakkab tegelikult selline taju tööandjast tekkima ja tekib töötaja kogemus. Nii et selle kohta võib-olla siis ise võite veel juurde lugeda, et selline etappide jada on siis kandidaadi teekonnal. Ja kui me rääkisime sellest, et miks kandidaadi kogemus on tegelikult oluline, siis ja nüüd nendest etappidest, siis ma tegelikult puudutan lõpus, kui ma annan teile mõned nipid ja vihjed, siis ma puudutan erinevaid etappe ja räägin just nende etappide raames, mida annab siis teha, et tõhustada oma kandidaadi kogemust ja luua selline positiivne, hea, mõnus atmosfäär inimesele, kes tegelikult teie värbamisprotsessis osaleb. Aga lubasin öelda, et miks on siis oluline see kandidaadi kogemus? No, ma olen suhteliselt tugev numbriinimene, et nagu te näete, siis on slaid täis numbreid. Kohe selgitan teile tausta ka ja need on head faktid, mida tegelikult olen kogunud Talentboardi uuringutest, CareerArchi uuringutest, aga ka kohalikest Eesti tööturu uuringutest. Natukene avan teile seda maailma ja sellega on tegelikult hea alati ka juhtide ette minna, kui te tahate tegeleda kandidaadi kogemusega, siis tihtilugu ka juhid on ja numbriinimesed ja soovivad, et neil oleks ratsionaalsed põhjendused tagataustal. Nii et kui me räägime numbritest, siis tegelikult 60% üldse kandidaate, kes on kandideerinud, ütleb, et nad kogevad värbamisprotsessis negatiivset suhtumist. No ja mis selle suhtumise taga on see tegelikult, et kui me nüüd mõtleme, 60% on päris suur number ja nendest 60% tegelikult 72% kandidaatidest jagab seda negatiivset kogemust. Ja seda siis kas näiteks online-kanalites, sotsiaalmeedias, aga ka otsesuhtlusel oma tuttavate ringis, sõprade ringis, pereringis. Nii et päris suur mainekahju võib tekkida sellest, kui kandidaat on saanud väga halva kogemuse. Kui me räägime veel numbritest edasi, siis see 80% tundub väga suur number siin ja ma ütlesin, et pidage meeles tagasiside aspekti. Ja tegelikult 80% kandidaatidest, kes siis ei saa tagasisidet mitte mingisugust värbamisprotsessi kohta, nad ei ole enam valmis tegelikult teie organisatsiooni kandideerima. 80% nendest inimestest, kes on siis osalenud kandidaadina, ütleb, et sorry, järgmine kord paraku ma ei kandideeri, sest see, et teie ei respekteeri mind kandidaadina, solvab mind või pahandab kedagi, nii et ja lisaks kõik see tööturu konkurentsi juurde, et kui on selline kandidaadi keskne olukord tööturul ka, siis tegelikult väga suur osa kandidaatidest te kaotate, kes võiks ju järgmine kord mõnele muule positsioonile tegelikult sobituda. Nüüd 69% tööotsijatest tegelikult ütleb seda, et te võite vaeva näha oma veebilehe, mobiili, rakenduse ja kõige muuga teha ilusad kuulutused ja kujundused, aga 69% tööotsijatest tegelikult usub seda, et kui värbamisprotsessis viivitatakse või see venib väga pikaks, siis see on tegelikult see suur mõjutaja, mis kandidaadi kogemust mõjutab kas siis negatiivses või positiivses suunas. Loomulikult nad on positiivselt üllatunud, kui te kiiresti annate tagasisidet ja negatiivselt siis, kui see tagasiside kas jääb venima või teise lugu mõnikord ei tulegi. Nii et võime ilusaid kuulutusi kujundada, kui me tagasisidestamise protsessis teeme apsaka, siis kandidaatide hinnangul see on väga suur mõjutaja. 64% kandidaatidest ütleb, et tegelikult ta vähe tõenäoliselt tarbiks edasi selle organisatsiooni kas toodet või teenust, kui tegelikult talle ei anta selle organisatsiooni poolt tagasisidet, kui ta on juhuslikult kandidaadina ka selles protsessis. Nii et ei ole ainult sellised võib-olla kandidaatide poolsed käitumismustrid need, mis mõjutavad sellist üldist ettevõtte toimimist, vaid tegelikult hästi otsene seos ettevõtte ju käibe poole ja kasumi poolega, et kui tarbimine kukub, siis tänases turus tegelikult oleks ju oluline see, et me oma kandidaate kohtleme hästi ja tegelikult pigem nende motivatsioon meie tooteid teenuseid tarbida kasvab,
nii et see ka üks fakt, mida kindlasti meeles pidada. Ja et kui muidu on olnud sellised negatiivsed faktide jadad, et siis natukene positiivsed ka siia lõppu, et see 67% tegelikult on selline kandidaatide poolne hinnang, kus nad ütlevad, et kui tööandja annab neile tegelikult tagasisidet, siis see julgustab neid rohkem ka uuesti kandideerima. Eriti on see tegelikult, seda on nähtud naisterahvaste puhul, et kui naisterahvad ei saa tagasisidet, siis see muudab natukene nende enesekindlust või lihtsalt kuidagi lööb natukene kõikuma seda ja nende sellise uuesti kandideerimise motivatsioon võib natukene väheneda. Nii et olgem tööturu ja inimeste suhtes head ja andke neile tagasisidet, nii et see samamoodi tööturgu tegelikult ju elab rohkem, et pigem siis kandidaadid on valmis uuesti kandideerima teistesse kohtadesse ka. Need on nagu sellised numbrilised pooled, et vaatasin teile juurde ja olen ise tutvunud ka 3 sellise case study'ga. Et kui tahate rohkem lugeda, siis mina soovitaksin teil uurida River Islandi kohta tegelikult, et nad on panustanud hästi palju oma kandidaadi kogemusse. Neil oli vaja värvata talviseks perioodiks jõulude ajaks, siis nad on teeninduskaubanduskett, circa 6000 inimest. Ja nad alustasid suvel seda, et nad tegelikult automatiseerisid oma värbamisprotsessi, korrigeerisid seda, et kõik saaksid tagasisidet, kvalifikatsiooni järgi inimestele, siis nad valiti sinna värbamisprotsessidesse ja tegelikult nad ütlesid, et kui nad kokkuvõtvalt vaatasid seda protsessi läbi automatiseerimise ja sellise tõhustamise, siis nad hoidsid kokku aastas circa $1,1 miljonit. Nii et jah, ressurssi pidi panema sellesse, et õpetada ümber ja automatiseerida, aga lõppkokkuvõttes aastate lõikes on näha, et selline 1 miljon on see 1,1 miljonit on see summa, mida nad on hakanud säästma. Ja kuidas sellest ka kohe räägime, aga põhiliselt on see, et nende enda tegelikult kandidaadid on saanud väga hea positiivse kandidaadi kogemuse, nad on kasvatanud seeläbi kvaliteetsete kandidaatide arvu, nad on parandanud oma mainet tööandjana ja tegelikult tööturul lõikavad nad kasu sellega, et nende enda kandidaadid on muutunud nende brändisaadikuteks. Nii et sellised jagavad positiivset infot läbi otsekontaktide, sotsiaalmeedia ja värbamisvõimekus seeläbi on ka kasvanud. Ja üks näide veel laiast maailmast, et IBM on ilmselt paljudele tuttav ettevõte. IBM viis läbi uuringu oma enda kandidaatide seas 2017 aastal ja nad tegelikult nägid hästi tugevalt seda, et need kandidaadid, kes olid oma kandideerimiskogemusega rahul ja nad tegid neile ka tööpakkumise, siis 54% tegelikult kandidaatidest, kes olid rahul, pigem aktsepteerisid tõenäolisemalt seda tööpakkumist. Ja nüüd need kandidaadid, kes pigem hindasid seda rahulolu madalalt värbamisprotsessiga, erinevate etappide selliste kogemustega, siis nemad tegelikult pigem aktsepteerisid madalamalt tööpakkumist, et 54% versus 39%. Et selliseid mitte rahul olevaid kandidaate siis oli keerulisem tööle saada. Ja 3. näide tegelikult võib-olla, et tuntud või tuttav mõnele teist, et kui Virgin Media selline ettevõte midagi ütleb, on tegemist telekommunikatsiooni ettevõttega ja telekomi ettevõte siis nende tegelikult klientide seas on palju ka neid, kes kandideerivad neile tööle. Ja nemad on teinud sellise tänuväärse arvutuse, mida ma väga ei tea, et Eestis oleks keegi teinud, et kui keegi ära teeb, siis palun jagage seda infot laialdaselt. Et nemad uurisid siis oma kliente ja kandidaate ja nad said teada, et neil on klientide seas siis circa 18% neid, kes tegelikult ka neile tööle kandideerivad. Ja kui nad viisid läbi ka rahulolu küsitlust, siis selgus, et nad olid kaotanud oma kliente ka seetõttu, et need samad 27 000 inimest, nendest vastasid osad, et nad olid saanud halva kandidaadi kogemuse.
Ja see kadu või siis need, kes olid rahulolematud, neid oli circa 7000 ringis, 7416 inimest. Nii et kuskil 30% klientidest tegelikult nad kaotasid siis kehva kandidaadi kogemuse tõttu. Ja kui nad selle kõik rahasse panid, siis ligikaudu $6 miljonit. Tegelikult see summa oli seal circa $5,4 miljonit, oli see, mida tegelikult nad kaotasid ettevõttena, teenusepakkujana siis kehva kandidaadi kogemuse tõttu. Nii et jälle reaalne näide elust enesest, et millised on kahjud siis, kui me tegelikult sellega teadlikult ei tegele. Ja kui me rääkisime võib-olla sellisest negatiivsetest toonides, et miks ta oluline on ja kuidas seda negatiivset infot levib ja mis on need kahjud, siis aga tekib küsimus ka, et aga mis on siis kasud, et kasud tegelikult on need, et 95% kandidaatidest, kes on oma esimeses värbamiskogemuses üldse värbamisprotsessis, nemad ütlevad näiteks, et kui nad saavad positiivse kandidaadi kogemuse, siis nad on palju meelsamini kandideerivad uuesti, nii et hästi suur protsent tegelikult neid, kellele loeb see esimene kogemus. Siit võib küsida, et kas kandidaadi kogemus tekib ainult ühe organisatsiooni lõikes. See on hästi suur arutelu erinevate teoreetikute vahel, et osad ütlevad, et see kandidaadi kogemus on erinevate organisatsioonide lõikes, et kuidas me neid kohtleme ja siis tekib selline ühtne vaade nagu üleüldiselt kandidaadina tööturu osas. Aga pigem meie keskendume sellele, et tegelikult ikkagi ühe organisatsiooni, ühe protsessi, värbamisprotsessi lõikes see kandidaadi kogemus, mida see inimene saab, et seda tõhustada ja seda siis neid ootuseid ületada, mida see kandidaat tegelikult ootab. Nii et koolkonnad on erinevad, aga meie lähtume siin sellest organisatsiooni kesksest tegelikult kandidaadi kogemusest. Nüüd 97% siis kandidaatidest, kelle kandidaadi kogemus on väga hea, positiivne, nad ütlevad, et nad tõenäoliselt soovitaksid organisatsiooni kui tööandjad tegelikult oma sugulaste tuttavate ringis, sõprade ringis, soovitaksid teistel kandideerida sellesama organisatsiooni siis teistele ametikohtadele. Ja seda ma nägin ka meie uuringust, et hästi tugev seos oli tegelikult selle osas, et kui kandidaadid olid rahul selle kogemusega, mis nad said protsessist, värbamisprotsessist, vahet ei ole millistes etappides. Ta võis ainult avalduse saata ja siis tundis, et ta koheldakse austusväärselt, see protsess on läbipaistev. Ka siis tegelikult inimesed ütlesid, et jah, nad on valmis soovitama ettevõtet ja oma sõpradele tuttavatele ütlema, et kandideerige sinna organisatsiooni. Aga ka need, kes jõudsid lõppu, sõlmisid tööandjaga töösuhte, ka need ütlesid tegelikult seda, et kui see rahul oli hea või kui see kandidaadi kogemus oli positiivne, siis nad väga suure tõenäosusega soovitavad organisatsiooni kui tööandjat, kuhu kandideerida. Nüüd 88% kandidaatidest ütleb, et just need, kes on positiivse kogemuse saanud, siis vastupidiselt ütleb, et nemad näiteks pigem tunneksid rohkem huvi tundma siis ettevõtte toodete ja teenuste vastu ja suurendaksid oma tarbimist selle poole pealt. 55% siis vastukaaluks sellele 72-le, kes jagab negatiivseid kogemusi, 55% tegelikult ütleb kandidaatidest, et nad on valmis jagama sotsiaalmeedias siis oma positiivset kogemust. Nii et päris suur protsent tegelikult, kes juba sotsiaalmeedia vahendusel on valmis reklaamima või olema teie brändisaadik tegelikult organisatsioonile hea kogemuse siis korral. Ja võib-olla see viimane number tundub nagu liiga väike selles jadas seal, et mis see on? See on tegelikult Eesti tööturult, kui vaadata 2019 aasta andmeid, siis uurisin, et kuidas tagasisidestamisega Eesti turul on. Et väga paljud kandidaadid ütlevad, et kuskilt ei saa tagasisidet, samas organisatsioonid nagu räägivad, et nad tegelikult tegelevad selle tagasisidestamise poolega, muudavad oma protsesse, nii et 2019 andmetel küsib ainult 9% Eesti tegelikult tööandjatest regulaarselt tagasisidet kandidaatidelt, et 16% on need, kes regulaarselt saadavad tegelikult kandidaatidele iga erineva värbamisprotsessi etapi kohta siis infot, aga 9% on ainult see number, kes ise tegelikult kandidaatidelt küsis, et kuulge, kuidas meil tööandjana läks, et hinnake teie meid ka. Tegelikult siin on hästi hea soovitada teile, et küsige oma kandidaatidelt, tehke väike lühiuuring,
Küsige, mida me teeme täna hästi oma värbamisprotsessis, mis on see, mida te ootate üldse värbamisprotsessis ja mida te tunnete, et võiks näiteks muuta värbamisprotsessis. Nii et soe soovitus kõigile, viige oma kandidaatide seas läbi väike lühiuuring, selline temperatuuri mõõtmine, et kuidas teie kandidaadid siis kogevad värbamisprotsessi tööandjana teie juures, et kuidas nad kirjeldavad ja kuidas nad hindavad seda, nii et see 9% võiks siin olla tunduvalt suurem, loodan, et järgmise aasta ja ülejärgmise aastaga need numbrid kasvavad. Aga mida siis, et oleme rääkinud kasudest ja miks see on oluline, aga mida siis päriselt kandidaadid ootavad, et statistika on tore, aga tahaks nagu midagi ära teha ja sellest lähtuvalt me peame teadma ju tegelikult, mida kandidaadid tahavad kogeda seal värbamisprotsessis. Tegelikult on lugu hästi lihtne, et ma täna ei üllata teid millegi tohutult uuega, sellepärast, et kõik on põhimõtteliselt vana stamp, aga räägin natuke detailsemalt võib-olla lahti. Nii et kandidaadid ootavad ikka sellist respekti, lugupidamist, ausust, läbipaistvust ja kõike seda poolt. Võib-olla kõige lihtsam on öelda, et mida kandidaadid ütlesid, et põhimõtteliselt me oleme inimesed nagu teie, kohelge meid nii, nagu te tahaksite, et teid koheldakse. Selline ilus klišeerik lause. Aga et kui me räägime nüüd detailselt sellest, mida siis kandidaadid meie uuringu kohaselt on öelnud, siis tegelikult esimene hästi oluline teema on see, et inimestel selles infovoos on alati vähe aega ja selles infoühiskonnas, et infovoog, mis peale tuleb, on alati selline massiivne, nii et kandidaadid tahavad ka kandideerimisel tegelikult, et see oleks lihtne, see oleks lühike. Teile infoks 5–15 minutit on see aeg, mis nad ütlevad, et on mõistlik kandideerimiseks. Et see on see aeg, kus ma tutvun kuulutusega või näiteks maandumislehega ja siis otsustan saata oma CV, oma LinkedIni profiili, et 5–15 minutit sinna ajavahemikku peab siis mahtuma nende kandideerimine. Ärge ära unustage, et hästi palju kandideerimisi on mobiilis, öeldakse, et mobiilis kindlasti peab toimima kõik. Võimalikult vähe klikke tahavad inimesed, et näiteks kui töökuulutus ei ole klikatav, siis juba see võtab omakorda aega, et sealt kopida või tõsta, pastida ja minna kuskile leheküljele. Karjäärilehel samamoodi, et info oleks kompaktne ühes kohas ja hästi paljud tõid välja ka seda, et tegelikult LinkedIni profiili jagamine, et see CV on ikka veel formaat, mida kasutatakse, aga oleks võimalus ka oma LinkedIni profiili jagada, et seal on ka juba väga palju tööalast infot kirjas, et see on võib-olla niisugused väiksed nipid, mida kõrva taha panna. Nüüd ausus ja läbipaistvusprotsessis on oluline just selles mõttes, et kandidaadid tahavad sellist pidevat infovoogu, kahesuunalist kommunikatsiooni, ausat vastukaja. Et mis minule endale lihtsalt oli üllatusena, et hästi palju öeldakse, kuidas ma siis ütlen nagu värbajana, et tegelikult sa ei sobi või et sa ei ole päris nendele kompetentsidele vastav kandidaat. Kandidaadid ütlevad, et tegelikult straightforward on see suhtumine, mida nad ootavad. Päriselt ütle mulle, kuidas, mismoodi, miks ma ei sobi ja see tekitab neist tunde, et see protsess on läbipaistev ja tagasiside on aus, mitte ei ole kuidagi nagu ääri-veeri siis nagu keerutatud. Nii et see oli selline üllatav võib-olla ja teine üllatav faktor oli see, et paljuski tagasisidet, et ma uurisin seda, et kas telefoni teel või e-kirja vahendusel, et kuidas sa sooviksid tagasisidet saada ja tegelikult üpris sarnane suurusjärk tuli sellele, et inimesed on valmis saama ka e-kirja vahendusel tagasisidet, just esimestes värbamisetappides, aga seal lõpus juba tahaks ikkagi, et pigem telefoni teel keegi helistaks ja ütleks, see on ka tavaline fakt, ma arvan, mida juba värbajad ise teavad, aga natukene see e-mailide reit on hakanud tõusma, et inimesed tahavad e-maili teel pigem siis juba saada nagu sellist suhtlust ja tagasisidet kandideerimisel. Nüüd, mis veel? Professionaalsus. Me kõik tahame olla ja olemegi professionaalses. Mis see tähendab? Et see oli just oluline teada saada, et värbajate puhul hästi palju hinnatakse ja austatakse seda, kui professionaalne värbaja räägib tegelikult tööst ja tööandjast. Et mida ma küsisin oli see ja uurisin oli see, et kas pigem inimesed ootavad sellist rõõmust, lahket, heatahtlikku värbamiskonsultanti. Jah, seda nad ootavad ka. Aga nende jaoks see professionaalsus on üks selline võtmetegur ja seda professionaalsust siis kirjeldati just läbi selle, et kuidas kirjeldatakse tööülesandeid, kuidas räägitakse nendest kompetentsidest, aga ka sellised asjad, et kandidaadid tahavad väga teada tööandja majandustulemuste kohta näiteks.
või nad tahavad teada organisatsiooni erinevate auhindade kohta, et mida on saanud, et kas sa oled, ma ei tea, parim tööandja või peresõbralik tööandja või nii edasi ja nii edasi. Et lahkelt jagage sellist infot ka, et see on see, mis tegelikult kandidaatide jaoks on oluline. Ja see tekitab jälle tunde, et te olete professionaalne ja kui te olete professionaalne, siis nad jäävad rahule ja rahulolu tekitab seda, et see kandidaadi kogemus on positiivne. Mida veel rääkida, nad tahavad tegelikult sellist infot, et näiteks üks kandidaat väga kihvtisti kirjutas, ütles, et tahaks saada teada, et kui võtta aastavestlused kokku, et siis värbaja võiks rääkida niimoodi üldiselt võib-olla organisatsiooni aastavestluste tulemustest töötajatega. Et ka sellist ettepanekut tuli. Et minu arust väga huvitav fakt, mida kasutada oma värbamisvestlustes. Kui professionaalsus on täidetud, siis personaalsus. No tihtilugu küsitakse, kuidas olla personaalne, kui sul on nii palju kandidaate. Jah, seda minagi püüame ja oleme tegelikult seda hästi palju ka sellele rõhku pööranud oma värbamisprotsessis Brandemis ja õnnestub küll olla personaalne. On sul 80 kandidaati, on sul 100 kandidaati, on sul 4 kandidaati, on sul, ma ei tea, 50 kandidaati. Personaalsus tähendab ikkagi seda infovoogu kandidaatide jaoks. Aga näiteks lõppvaliku kandidaadid soovisid võrdlust siis, ja selle sobilikuks osutunud kandidaadiga. Et see on see, mida nad tahaksid, et te tegelikult väljendaksite, et mis siis on temast paremad kui minus. Ja loomulikult nad tahavad teada oma tugevuste ja nõrkuste kohta, et nemad otsivad seda personaalsust läbi sellise konsultatsiooni. Et võib-olla sellised väiksed nipid, mida siis tagasisidestamisel kasutada. Ja loomulikult tagasiside, et väga paljud tõid ikka välja, et seda tagasisidet, kas ei ole üldse või kui on, et siis tuleb ta liiga hilja. Teile väikesed ajaraamid. 7 päeva on esmane tagasiside vaja anda, sest selle aja jooksul on kandidaadid rahul olevad. Ja pärast seda 7. päeva, kui nad on nüüd oma avalduse esitanud, siis nad ootavad 7 päeva, on rõõmsad ja õnnelikud, siis see rahulolu hakkab tegelikult langema. Ja kui me räägime kogu protsessi tagasisidestamisest, siis 4 nädalat on see aeg. No, seal on selline 4 kuni 6 nädalat tegelikult on see selline ajaaken. Et ma mõtlesin 4, et see on siis võib-olla see, kus rahulolu on veelgi suurem kandidaatidel. Ja kui te 4 kuni 6 nädala jooksul annate neile lõpliku tagasiside, siis kandidaadid on rahul ja rahulolu, nagu ma enne juba mainisin, tekitab selle, et nad tegelikult julgevad teid soovitada ka oma tuttavatele sõpradele siis juba tööandjana. Nii et need on sellised tegurid, mida siis tasub enda värbamisprotsessis tõhustada. Ja mis on kindlasti see, et kui ma enne soovitasin, et tehke uuringuid, küsige, siis need kriteeriumid on need, mida mina enda uuringust juhtide ja spetsialistide poole pealt välja tõin. Ma usun, et need ka teiste sihtrühmade puhul tegelikult on rakendatavad, aga kõige kindlama variandi saate te siis teada, kui te ise viite läbi väikese uuringu tagasisidestamise oma kandidaatide vahel ja siis saate neid samu nippe kasutada, mis siin vaikselt juba välja oli toodud. Nii, aga enne kui ma lähen praktiliste ettepanekute ja lahenduste juurde, ma tegelikult küsiksin teilt üldse, et kuna see turg on täna natukene muutunud ja värbamisvajadused on erinevatele organisatsioonidel, siis ma tegelikult tahaksin teilt teada, et kuidas üldse see koroonakriis on mõjutanud tegelikult teie värbamisplaane. Ja selleks mul on ette valmistatud üks poll teie jaoks. Näete te seda ekraanil ja olge head ja valige üks vastuse variant, et kuidas teie organisatsioonis tegelikult see koroonakriisi mõju on. Kas te üldse jätkate samas mahus nagu enne, võib-olla on kõik plaanid külmutatud, kaasa arvatud värbamisplaanid, võib-olla pigem on nad sunnitud vähendama töötajate arvu või töökohtade arvu ja võib-olla teil ei ole üldse vajadust värvata. Et andke oma mõtetest teada ja siis vaatame, mis tulemused ja kuidas, et see on niisugune huvitav teistel ka teada, et mismoodi turg toimib. Nii, vastatakse veel. Lasen natukene veel vastata. Pooled on oma vastukaja andnud juba. Tuleb veel mõni vastus. Tuleb. Nii. Vaatame.
Ja õige, Triin on välja toonud, et valikus ei ole varianti, et suurendame värbamist ehk inimesi on juurde vaja. No nii. Ja siis on jah, jätkame värbamisega samas mahus võib-olla nagu enne, et võib seda kasutada, siis pane Triin see vastuse variant ja väga hea märkus siia juurde. Nii. Osad ütlevad, et praktiliselt külmutatud. Nii, aga ma lõpetan polli ära, võtan vastamisõigused ära ja jagan teiega ka tulemusi. No nagu te näete, siis jätkame värbamisega samas mahus nagu enne või siis nagu siin välja toodi, et suurendame värbamist ehk siis inimesi on juurde vaja, on esimesel kohal. Osad ütlevad ka praegu hetkel ei ole vajadust värvata. Loodame, et need vajadus tuleb mingil hetkel ja siis, et peame töökohtade arvu vähendama, on ka paraku tänane situatsioon endaga kaasa toonud. Nii et ja osadel on ka värbamisplaanid külmutatud. Aitäh teile nende vastuste eest. Miks küsisin? Hästi lihtne. Tahtsin lihtsalt teada, et kui palju praktilisi lahendusi te siis saate kohe realiseerida, et enne kui me nende juurde läheme. Ja kui me praktilisi lahendusi hakkame vaatama või ettepanekuid, et siin ei ole nagu jälle sellist sulatõtt, et kui te nii teete, siis jah, 100% saate positiivse kandidaadi kogemuse. Et igaüks nopib välja enda ettevõttele sobilikud lahendused ja kui loodan, et te saate siit häid mõtteid, et ja alati on ka see, et ei tasu kõike korraga hakata realiseerima, et muidu läheb nagu see fookus käest ära, et võtke sammhaaval, hakake kasutama enda kandidaadi kogemuse parandamiseks või parendamiseks või tõhustamiseks siis neid lahendusi. Aga räägin siis siin etappide kaupa. Nii nagu seal esimesel slaidil välja oli toodud erinevad etapid ja võtame esimeseks kandideerimisprotsessi. Et kui kandideerimisprotsessist rääkida, siis nagu sai juba mainitud, kandideerimine peab olema lihtne, mugav, et sellest ma täna pikemalt ei räägiks. Paljud kandideerivad loomulikult mobiilis, vaadake siis, et ka see oleks lihtne. Ja võib-olla lihtsalt natukene veel taustinfot, et kanalite osas ka näiteks, et kanalite osas tuli välja see, et ma küsisin, et kust kaudu pigem töökuulutusi siis või sellist tööametikohtade, kust otsitakse või kust leitakse tööpakkumisi. Ja naisterahvad, noorema siis vanuserühma esindajad ja sellised ametnikutüüpi ja spetsialisti tüüpi positsioonid ütlesid, et nemad pigem juba sotsiaalmeedias näevad rohkem neid töökuulutusi ja on valmis kandideerima siis seal. Ja sellised meesterahvad, vanemaealised ja ka siis sellised juhtivatel positsioonidel või siis ka projektijuhi tüüpi positsioonid, näiteks nemad ütlesid, et nemad pigem siis otsivad tööd, vaatavad tööportaali. Nii et selline suhteliselt võrdväärne rebimine kahe keskkonna vahel on, aga et võib-olla lihtsalt kanalite poolest ka saite natuke lisainfot juurde, kuidas meie tööturul siis kandidaadid, kuidas nendeni jõuab info siis tööpakkumistest. Aga kandideerimise puhul kandideerija vajab, mis tuli välja, on see, et ta vajab nagu usalduselemente. Et kui küsida nagu mõju kandideerimislehel või töökuulutusele, et siis pigem kandidaadid tahavad, et neid nagu natukene rohkem mõjutataks seda kandideeri nuppu vajutama ja oma CV-d edastama või LinkedIni profiili edastama. Nii et meie peame siis garanteerima, et kandidaat viiks lõpuni selle kandideerimisprotsessi. Ja selle jaoks loomulikult, kes ka Maria ja Paavo eelmist webinari kuulasid, siis rääkisime ka visuaalsetest materjalidest, et visuaalsed materjalid on need, mis meid paraku ikkagi mõjutavad. Et üks asi on tekst, aga teine asi on see, kui me ikkagi näeme videoid, et öelda, et juhtide pildid, videomaterjal on see, mida rohkem siis vaadatakse, mille rohkem keskendutakse. Video vaatamise jaoks on näiteks valmisolek aega kulutada rohkem. Aga ka tsitaadid töötajatelt, et need on need pildid päris töökeskkonnast. Ma arvan, et see ei ole uudne info teile, aga seda oleme alati meie arvanud võib-olla värbajatena, et see on see, mis köidab, aga kandidaadid omalt poolt ka siis toovad tegelikult selle välja. Nüüd, mis veel? Mida võiks siis teha, et kandideerimisprotsessis tuua üks usalduselement juurde? Võiks tuua näiteks sellise korduma kippuvate küsimuste KKK sektsiooni. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et te võiksite uurida nendelt kandidaatidelt, kes on teile siis tööle tulnud, et mis olid need
tegurid või küsimused, millele nad otsisid vastust enne, kui nad üldse kandideerisid või kui ta tööle tulid, et teha jälle lihtsamaks ja mugavamaks kandidaadile seda, et kui ta on sinu, kas näiteks karjäärilehel, maandumislehel, siis ta juba saab põhimõtteliselt oma küsimustele vastuse, ta ei pea minema kuskile guugeldama eraldi välja sellest kandideerimisvormist. Nii et tegelikult võiks kasutada seda korduma kippuvate küsimuste sektsiooni, et see annaks kandidaadi sellise usaldusväärsuse, ta leiab seda info, saan kohe vastused oma küsimusele ja kandideerin. Nüüd veel kolmanda tegurina suhtlus tänaste töötajatega. Mida see tähendab? See tähendab seda tegelikult, et organisatsiooni praegused töötajad võiksid olla kaasatud infovahetuseks. Näiteks võib rakendada sellist meetodit, et kui on kokku lepitud siis olemasolevate töötajatega, et jagada nende LinkedIni profiili või kontakti. Ja läbi LinkedIni siis kandidaat, kes veel otsustab kandideerida, saab ühendust võtta ja küsida, et kuule, kas sa natukene räägiksid oma tööst või oled sa valmis nendele küsimustele vastama, et osad organisatsioonis juba välismaal kasutavad seda ja toimib päris hästi. Siis ka seepoolne suhtlus, et näiteks ise oleme isiklikult kasutanud pigem seda, et kui kandidaat on selles protsessis sees, ma nüüd räägin natuke hüppan sellest kandideerimisprotsessist välja, aga et ka siis, kui ta veel ei tea, et kas tahaks ikka liituda organisatsiooniga või mitte, et ka siis võib anda näiteks juba mingisuguse töötaja telefoninumbri, kellega on eelnevalt kokku lepitud, et see on sobilik, et tema siis vastaks nagu kolmanda või neljanda osapoolena selle kandidaadi küsimustele. See on niisugune hea usalduselement. Ja mida veel toodi välja, et kui näiteks te kasutate töökuulutust või maandumislehte, siis võiks ühe kliki kaugusel olla koduleht, et ma ei pea seda tööandja kodulehekülge otsima minema kuskilt, et ikka kandidaadid tahavad taustinfot jälle selle majandustulemuste kohta või mingeid numbreid vaadata või tooteid uudistada, et siis võiks olla kodulehekülg ettevõttel ühe kliki kaugusel. Ja statistika, mis see tähendab? Te saate tegelikult hästi palju sisendinfot ju sellest, et palju teil kandidaate külastab teie karjäärilehte või kodulehte, kus on siis kandideerimisvorm või siis maandumislehte, mis on spetsiaalselt tehtud ametikoha jaoks, kuhu te inimest otsite, või ka töökuulutuse puhul, et mõõdikud tegelikult, et võiksite jälgida oma kodulehe statistikat, kus kandidaadid jäävad toppama. Kui palju peab üldse külastama teie seda kas kuulutust või siis veebilehte kandidaate, et palju sealt siis realiseerub tegelikult neid, kes kandideerib. Nii et sellised mõõdikud statistilise poole pealt täna veebis on väga lihtsasti jälgitavad, vaadake neid ja sealt te leiate üles need kitsaskohad, et kus kohas või mida võiks või peaks paranema. Või siis kas statistika on see, et kui te hakkate oma mingeid muudatusi tegema, vaatate alguses statistikat, vaatate pärast statistikat, näete, et kas seal on mingisugused muudatused toimunud ka, et ma ei tea, kandidaat püsib kodulehel näiteks kauem kui varem, et loebki infot ja saab sealt sisulisemaid vastuseid küsimustele. Nii et sellised 4 mõtted kandideerimisprotsessi kohta. Kontaktvärbajaga. Kontaktvärbajaga tekib ju nii kandideerijal, kui ta tahab lisaküsimusi küsida, kui ta juba on selles, kui ta on juba kandideerinud, tahab küsida protsessi kohta, vestluste kohta, lõppetulemuste kohta ja nii edasi. Et selline üldnimetus kontaktvärbajaga. Kontaktvärbajaga on see, et kandidaadid ütlevad, et jah, sõbralikkus ja viisakus on oluline, aga jälle see professionaalsuse teema tuleb mängu. Ja näiteks kandidaadid, kes on kogenud siis vähem professionaalset lähenemist värbamis selle konsultandi osas, ütlevad ja küsida neilt, et mis on see vähem professionaalsus, et ta ei tea piisavalt infot pakutava töö detailide kohta ja tööandja kohta näiteks, et sai siin mainitud näiteks erinevaid auhindasid või et mingisuguseid numbrilisi näitajaid tööandja kohta. Et siis see kohe vähendab sellist usaldusväärsust või sellist värbaja professionaalsust. Ja kes on kriitilisemad, uuringu kohaselt on meesterahvad natukene kriitilisemad oma hinnangute poolest ja ootavad rohkem seda professionaalsust, naised on oma hinnangutes natukene leebemad ja ka näiteks projektijuhi tüüpi töökohtadel, et ka seal soovitakse nagu detailsemat infot, sest ilmselt see tuleb ka ametikoha spetsiifikast juba. Aga mida siis teha, et kontaktvärbajaga ja ka need ootused vastaksid siis kandidaatide puhul? Selleks näiteks üks alternatiiv on kasutada juturoboteid. Et see on ju teeninduses tegelikult tuttav, te loote automatiseeritud juturoboti ja ta vastab üheselt siis võimalikele kandideerija poolt tekkinud baasküsimustele.
jälle, kuidas me küsimusi teada saame, räägime oma inimestega, küsime neilt, mõtleme ise läbi, räägime juhtidega ja siis saate luua selle stsenaariumi tegelikult sellele juturobotile. Ja mida see juturobot, kui just välismaiseid uuringuid vaadata, see juturobot natukene seda läbipaistvust suurendab ja sellist ausa protsessi poolt toob nagu kandidaatideni. Et selline taju tekib kandidaatidelt, kui see juturobot on olemas. Teiselt poolt jälle ohukohaks on see personaalsus, et seal kaob jälle see personaalsuse moment võib-olla ära. Kui juturobot jätta kas siis kõrvale või sellest edasi liikuda, siis siuke huvitav pakkumine teile, et suhtlustund värbajaga. Tihtilugu värbajad on hõivatud sellega, et nad otsivad, sihtotsivad, vestlevad, toimetavad, teate küll, värbajal on 9 ametit, ma arvan, ja seal list võiks veel pikemaks minna, mida ta teeb ja toimetab. Et selline suhtlustund anda kandidaatidele kohe info, et näete, kolmapäeval kell 2 on meil avatud telefonid ja e-kirjad, vastame teile selle protsessi või nende protsesside osas küsimustele ja värbajal endal ka on tegelikult planeeritud rohkem see aeg. Et siuke mõte ka siit võib-olla teile kaasa, et siuke suhtlustund ja värbaja on valmis siis veebi või telefoni teel näiteks vastama erinevatele küsimustele. Info tööandja kohta, seda sai tegelikult juba räägitud mitmes erinevas vaates, käive, kasum, kultuuri pool, näitate, mis on teie mingid kokkulepped töötajatega, mida teinud olete, auhinnad, ka soovitused näiteks, mis infot tööandja kohta kandidaadid välja tõid, et hästi põnev on see, kui keegi oma töötajatest on näiteks midagi öelnud selle töö kohta ja seda siis näiteks värbaja vahendab või toob nendeni. Ja mingid kokkuvõtted organisatsiooni siis töötajate, kas nendest aastavestlustest, millest juba juttu oli, või mingisugustest ühisüritustest, et sellised kokkuvõtvad pooled ka, et see on hästi oluline kontaktil ka värbajaga, et ka värbaja teaks näiteks, kui suur organisatsioon on, et erinevates organisatsiooni osades toimub erinevalt võib-olla see töö ja pool, et siis oleks hästi kursis. Ja töötaja kogemuse jagamine, et see juba siin tuli, et üks kandidaat hästi armsasti kirjutas, ütles, et mulle väga meeldis, et värbaja oli suhelnud siis nende erinevate inimestega organisatsioonis, just konkreetselt näiteks tema positsiooni töötajatega ja andis kõrvaltvaataja pilguga sellise ülevaate ettevõttest endast ja ka siis sealsest töökeskkonnast nende inimeste silmade läbi, et jagas põhimõtteliselt töötaja kogemust tegelikult kandidaatidele, kes siis olid kas kandideerimas või juba kuskil vestlusel. Nii et tänase töötaja selliste lugude ja seoste võib-olla rääkimine on see ka, mida inimesed ootavad või kandidaadid ootavad siis värbaja poolt. Nii, kolmas etapi osa, mis mul oli välja toodud, oli siis vestlus. Vestluse puhul, seal ei olnud nagu erilisi selliseid ahaa-momente võib-olla, kui öelda, et mida oli näha, oli see, et vestluse puhul tegelikult asukoht. Täna on see nagu selline natukene juba naljakas meie jaoks on, et inimesed tahtsid paindlikkust vestluse asukoha mõttes. Täna me saame üle veebi teha ükskõik kus on, et mina täna siin teie oma kodudes või kontorites või kuskil maakohas või kes vabas looduses täna on. Et see vestlus täna on juba see, et me oleme muutunud, ma arvan, kõik paindlikumaks, aga jah, paindlik, et ei taheta alati teha kontoris, võiks teinekord teha kuskil metsarajal, kohvikul, meeskonnaga, Skype'i toona nagu öeldi, et kõik see pool. Ja võib-olla vestluste puhul veel, mida välja tuua, on vestluste nagu selline kokkuleppimise automatiseerimine, ehk siis selline vestluste booking, nii nagu lähete võib-olla õhtul sööma, bookite endale laua kuskil restoranis, nii on võimalik värbajal tegelikult automatiseerida seda, et ta annab oma vabad ajad ja kandidaadid ise broneerivad tegelikult siis läbi värbamistarkvara näiteks oma siis vestluse. Nii et ja enne vestlust, mis on edu toonud ja kasu toonud, loomulikult sõnum, et kandidaadid ikka ütlevad, et teinekord läheb möllus meelest ära, kuhu ma täpselt minema pidin. Kas saata mingisugune asukohakirjeldus meiliga veel või mingi sõnum, parkimistingimused, kõik sellised asjad, mis aitavad kandidaadil paremini kohaneda ja tulla vestlusele, siis need on teretulnud. Automaatsed lahendused, seda just sai räägitud, et see vestluse bookimine ja kõik see pool, vestluste kokkuleppimine, see oli see, mida siin silmas pidasin. Igakülgne toetamine, mis ma siin all mõtlen, et see teema oli lai igatepidi, aga näiteks tõid kandidaadid välja seda, et neile meeldib ka, et kui tavaliselt istub värbaja töö või siis juht ja küsib, teate küll seda tüüplahendust, mida sa 5 aasta pärast teed, ja kandidaat peab rääkima. Okei, ma loodan, et sellist värbamisvestlust täna väga enam ei ole. Võib-olla, et on, ega erinevad organisatsioonid on erinevad, aga
näiteks kandidaatidele meeldib see, kui tegelikult värbaja oskab tööandja või siis selle juhi juures olekul ka selle intervjuu käigus välja tuua kandidaadi enda tugevusi ja neid tegelikult presenteerida hästi siis sellele juhile. Et see on kandidaadi jaoks mugav ja mõnus ja tegelikult hästi tore nagu kontakt värbajaga. Et see toetamine just selle poole pealt, et üks kandidaat ütles kenasti, et kommentaar oli selline, värbaja oskas juhi juuresolekul toimunud intervjuu ajal välja tuua minu tugevusi ehk ka mingi teise nurga alt ja aitas minul kui kandideerijal rääkida oma tugevustest. Sest ega eestlastele ju endale ei meeldi ennast kiita. Nii et see ongi see, et kes see siis ennast ikka kiidab, et see on hea, kui värbaja külje pealt natukene toetab ja see loob sellise positiivse atmosfääri ja eks värbaja ongi ju tegelikult juhtide ja tööandjate ja siis kandidaatide vahel selline hea lüli. Ja võib-olla see igakülgne toetamine, mis veel tuli välja, on see, et vanema vanusegrupi inimesed tegelikult on hästi solidaarsed ja ei sega vähele, kui värbaja vestleb ja räägib ja jagab infot kandidaadile. Et siis vanema sellise generatsiooni esindajad tegelikult ütlevad, et nad hea meelega ootaks, et värbaja ise ütleb, et nii, nüüd on teil võimalus esitada küsimusi, et see küsimuste esitamise faas, et see oleks hea, kui värbaja natukene suunaks ja juhiks seda ja annaks nagu sõna just siis, kui meil on tegemist vanema vanusegrupi esindajad. Noorem vanusegrupp on selles teemas ise suhteliselt palju initsiatiivikust üles näitamas ja nagu kaasa minemas, aga jah, vanema generatsiooni puhul jälle see, et oleks hea, kui värbaja toetaks ja annaks selle võimaluse siis küsimustele juba vastata või esitada küsimusi. Aga jõuame tagasiside ja kommunikatsiooni juurde. Suhtlus ja kommunikatsioon on see, mis nagu üleüldiselt kogu ülevärbamisprotsessi tegelikult ju toob meile kas kasu või kahju ja seda on igal pool ja kommunikatsiooni puhul selline huvitav fakt, et minu uuringu puhul, mida ma siis tegin, ametnikud ja spetsialistid, kes töötavad sellistel positsioonidel ja kandideerisid, et nemad annavad madalamaid hinnanguid ja nad on rohkem tundlikumad ja kriitilisemad selle kommunikatsiooni ja tagasiside osas, selle kahesuunalise suhtluse osas. Nemad tahaksid nagu rohkem tegelikult, et nendega suheldakse, sest nemad tahaksid rohkem seda personaalset poolt. Seevastu näiteks juhid, nende puhul oli märgata, et nende keskmised hinnangud olid pigem kõrgemad, nad võib-olla suhtuvad natukene sellistel igasuguste käehoidmistele ja pidevalt kursis hoidmistele, et nemad ei taha seda ülemäära palju. Et selline võib-olla väike erisus tekkis, kui uurida seda kandidaadi kogemust Eesti turul ka. Ja kindlasti kandidaadid peavad tagasisidet ja kommunikatsiooni üheks kõige olulisemaks aspektiks siis sellel kandidaadi teekonnal ja tahavad selgust, arusaadavust ja kiirust. Ja kuidas seda tagada? Üks lahendus on värbamistarkvara. Et ise kasutusele võtnud, ma arvan, et paljud organisatsioonid kas võtmas just praegu juba kasutavad ja värbamistarkvaras ka, et oleks funktsionaalsus tegelikult selles osas, et näiteks kas automatiseerida oma tegevusi kohe esimesel, kui inimene kandideerib siis see 7 päeva, mis oli see esmase vastuse saatmiseks, selles ajas näiteks saata kas mingi ajaraam, et kuna me plaanime, mis tegevusi teha juba kandidaadile või luua näiteks mingi countdown sinna juba kas kandideerimismaandumislehele või anda see countdown kaasa lingina, et kaua meil värbamine üldse aega võtab. Et sellist poolt, mida tarkvara aitab siis automatiseerida, et see kiirus ja kommunikatsioon oleks tagatud ja kindlasti ka mingisuguseid tegevusi tagasisidestamisega värbamise puhul, et igasugused küsimused ja kõik see pool, et aitab teil personaliseerida ka kindlasti tarkvara sellist vastukaja ja tagasisidet kandidaatidele. Tagasiside puhul jätke meelde 7 päeva, 4 nädalat on need raamistikud, aga sisu puhul tagasiside osas on tugevused, nõrkused ja straightforward on see, mida tuleb siis tagasisides anda. Et kandidaadid tahavad, olge ausad, andke tagasisidet, suhelge nendega, nii et võib-olla seda lihtsalt veel siin üle korrata. Ja mis võib-olla huvitav teema veel juurde tuua on see, et kandidaadid tahavad tegelikult, et nendega suheldakse ka pärast seda, ehk see kommunikatsioon jätkuks ka pärast seda, kui ma olen kas saanud eitava vastuse, lahkunud kandideerijate hulgas protsess kinni pandud
Ja selleks näiteks võimaluseks on uudiskiri, et kandidaatide suunaline uudiskiri, uurida, kuidas läheb, natukene saata organisatsiooni kohta infot, et tegelikult seda kasutatakse päris palju ja see ka on see, mis kandidaatidele sellist kogemust pigem positiivsemaks teeb. Ja loomulikult ankeetküsimustik, pange kokku midagi lühikest, küsige soovitust, küsige muudatusettepanekuid ja oma kandidaatide suunalt siis, et mis meeldis, mis ei meeldinud, kuidas võrreldes teistega soovitamise indeksid saate arvutada, kõike selliseid asju, et uurige, küsige ja vaadake, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi ja sellest tegelikult lähtuvalt te saate hästi palju siis ju juba oma protsessi muuta. Nii et need olid sellised minu poolt väikesed võib-olla nipid, nõksud, mida kasutada. Ma loodan, et te saite siit endale mingeid mõtteid. Et lõpetaks võib-olla sellega kõigepealt, et tahaks küsidagi, et kui paljud, kui te nüüd lähete chatti ja tahaksite minuga natukene suhelda, siis ma küsiksin tegelikult, et kui te mõtlete enda värbamisprotsessi peale, siis mis tooks teie jaoks sellist suurimat kasu võib-olla nendest asjadest, mis ma siin välja tõin või mis on selline, mida sa oleksid valmis rakendama või kasutama? Et kui te chatti mulle tahaksite vastata, siis mul oleks väga hea meel, et saaks teada, mida olete valmis rakendama, mida võib-olla juba rakendate, et andke natukene mõtteid siit kaasa või mulle vastu ka, ja vaadake siis, et oleks sisse lülitatud see, et kõik näevad. Uudiskirja lingi lisamine vestluse kutsesse. Väga hea, väga kihvt, et see uudiskirja teemad kindlasti. Tagasiside küsitlus ja Helen, tubli. Suhtleme sinuga, vaatame, kui nõu on vaja küsi ja tegelikult hea viis kõikidel teistel ka. Küsige, kandidaadid on valmis vastama, nagu te näete, tegelikult 200 inimese tagasiside minul iseenesest olemas. Nii et ei ole mingit maagiat seal taga. Annavad hea meelega vastukaja, sest see protsess puudutab ju ka neid ja nende võib-olla lähedasi, tuttavaid sugulasi, kelle nad soovitanud on. Nii et erinevaid asju. Tagasiside, uudiskiri on need automatiseerimine, et kuidas veel kellelgi. Väga hea. Aga viskan õhku teise küsimuse siin lõpus veel. Et kui te mõtlete nüüd tagasi selle lühikese webinari peale, mis meil oli, kõiki mõtteid ma ei jõudnud jagada, muidu ma oleksin istunud ilmselt võib-olla, ma ei tea, 2 tundi, 3 tundi, 4 tundi, et kes minu koolitustel käinud on, teab. Alati on hästi palju infovahetust, tahaks kõike jagada ja rääkida, aga piiratud aeg on. Et küsin sinult seda, et anna mulle teada, kas sa täna üldse õppisid midagi uut või mitte ja kui sa õppisid, siis pane plussmärk sinna juurde. Ja kui sa täna midagi ei õppinud, aga nautisid niisama seda meie tunnist sessiooni, siis pane sinna hüüumärk sinna chatti. Nii et anna mulle tagasisida, et kas plussmärk õppisin täna midagi uut või hüüumärk, et nautisin niisama seda meie aega siin koos. No väga hea, kes on nautinud, kes on õppinud, pluss väga palju 2 hüüumärki, nii et ju siis oli kihvt kogemus ja mõnus olemine täna meil siin veebi vahendusel. Plussid, hüüumärgid, super. Aitäh, Aivi! Vaatan, saadab siin plussi. Aitäh! Väga vahva on teiega koos olnud siin olla ja viimase asjana lihtsalt annangi teada, et kui kellelgi on tarvis mingeid mõtteid vahetada, siis tegelikult selline tunnine konsultatsioon on võimalik või selle 2-tunnine konsultatsioon, kohtumine on ka võimalik minuga kokku leppida teie jaoks, kes te reageerite siin esimesele 3 olen valmis tegema hea hinnaga pakkumisse, tulen teie juurde, räägime kandidaadi kogemuse siis juba sellisest uuringust, etappidest, värbamisprotsessi poole pealt, koostame teile tegevuskava, vaatame, mis on need asjad, mida peaks rakendama, et saada hea kandidaadi kogemus ja siis teeme 2 kuu teljel ka 1-tunnise kohtumise veel, sest vaatame tegevuskava üle, vaatame, kuhu saab linnukesed juurde teha ja kus peab veel parendama. Nii et selles mõttes kasutage võimalust, looge tööturule väärtust juurde, kohalge oma kandidaate hästi ja ma arvan, et kõik saavad sellest kasu. Nii et super, suur aitäh teile osalemast. Mina jään veel siia, nii et circa 10 minutit olen teiega. Kui kellelgi on nüüd küsimusi tekkinud, siis andke mulle chatis teada. Vastan teile ja hea meelega loodan siis aasta pärast näha seda 9% suuremana, et
et äkki on 90% tööandjatest juba küsinud tagasisidet oma kandidaatidelt, nii et mõnusaid ootuseid ületavaid kontakte teile kandidaatidega, saage teada, mida nad teilt ootavad ja rakendage neid nippe ja nõkse. Aitäh teile tänase eest, mõnusat nädala lõppu ja loodetavasti kohtume varsti jälle. Nii, küsimused teretulnud. Võib-olla see ka veel jäi meelest või ütlemata, et me saadame teile ka need slaidid ja tegelikult ka selle salvestuse sellest webinarist, nii et see tuleb teile kõikidele meili peale lähipäevadel. Nii. Lugemismaterjalini headest kogemuslugudest, soovitusi. Olen seda teemat ise pikemalt uurinud, ma saan saata ka mingeid linke tegelikult, et välismaistest uuringutest veel juurde, nii et selles osas siin küsitakse, millist tarkvara kasutusele võtta. No meie isiklikult kasutame Recruit Labi ja oleme sellega koostöös, ma arvan, väga häid tulemusi teinud, nii et ma usun, et see on hea tarkvara, mida kasutada ja kindlasti igaüks leiab endale sobiliku tarkvara, et mis neile just sobib ka kandidaatide suunal, positiivse kogemuse tagamise suunal. Küsimus, et kuidas siis Brandem kujundab kandidaadi kogemust, mida selleks värbajad teevad? Kindlasti see personaalsuse pool, et jah, sinna peab aega juurde päris palju panema, aga selline tagasisidestamine, personaalne tugevuste, nõrkuste läbirääkimine, ka kandidaatide konsulteerimine tegelikult, et oleme ka telefoni teel konsultatsiooni pakkunud kandidaatidele, kes tahavad rääkida ja praegu tahavad kandidaadid väga rääkida teiega. Nii et see pool värbamistarkvara kasutuselevõtt on väga palju aidanud automatiseerida erinevaid lahendusi, kõik need esmased vastuskirjad, mida Brandemi puhul ka välja toodi, kõik see suhtlusprotsess, et kui ma küsisin Brandemi konsultantide kohta, siis see, et kogu aeg hoitakse kätt põhimõtteliselt pulsil ja just see, et värbaja ise viitsib kandidaadiga tegeleda, et see on see, mis Brandemi puhul kindlasti on hästi toiminud, et värbajal on endal huvi ja tahab selle inimesega suhelda, talle infot jagada, nii nagu ma ütlesin, lihtne soovitus. Kui suhtle oma kandidaate just selliselt, nagu sa tahad, et sina saaksid olla koheldud, et suhtle kohtled, et siis ma arvan, see tagab, see on see väike võluvõti seal. Vaatame veel. Olete veel liinil, nii et küsige julgelt, et hea meelega annan vastuseid, kui praegu ei oska vastates, saan alati kirjutada. Ja siis ma alati hirmutan kõiki ka, et need, kes osalesid, ma küsin teilt 3 kuu pärast, et kuidas on, mida te olete rakendanud ja mida kasutusele võtnud. Et oodake, ma kindlasti küsin teilt mingi hetke, mingi aja teil veel seda ka, et küsin ka teilt tagasiside. Nii et olge valmis, suhtlen teiega kindlasti edasi sellel teemal. Öeldakse aitäh minugi poolt, kuulasite, vaatasite, jälgisite. Kui rohkem küsimusi praegu ei tule, siis Brandemi kodulehelt leiate, tuli küsimus ka. Vaatame, mis siin kirjas on. Kas värbamisagentuuri kandidaadi kogemus on erinev, kui siis otse tööandja värbab? Nii ja naa. Ma arvan, kui rakendada neid asju, mida meie rakendame, siis saab sama heaks kui meie kandidaadi kogemuse poole pealt. Ja meil on tegelikult hästi tugev soovitus kandidaadi kogemuse poole pealt ja rahulolu poole pealt. Et ma arvan, et igaüks võib saada täpselt nii heaks, kui palju ta panuse annab sinna. Kindlasti agentuuril on lihtsalt fokusseeritud rohkem värbajad või ongi värbajate positsioon on see, mis siis paneb toimetama ju kandidaadiga ja personaalselt, professionaalselt, teinekord organisatsioonides sees võib olla lihtsalt neid kohustusi personali inimesel rohkem ja võib-olla seda aega lihtsalt jääb teinekord natukene vähemaks nagu kandidaatide suunalt, täiesti mõistetav, arusaadav. Et võib-olla lihtsalt see ajaaken on meie värbajatel, see ongi nende töölaual, et see ongi nende töö ja võib-olla see pool.
kas ta on nüüd niivõrd erinev, ma arvan, et just see vanusest loeb, aga kandidaadid on positiivselt kiitnud, et olete hästi muudatusi teinud ja mis võib-olla veel on huvitav, on see, et näiteks kui me hakkasime neid personaalseid tagasisidesi kandidaatidele, nagu kui me võtsime selle fookusteemaks, siis tegelikult 10 kandidaadist circa 5 vastab meie tagasisidele, et aitäh, suured tänud, te olete üks vähestest, kes üldse tagasisidet annab või siis, et aitäh, teie tagasiside oli väga põhjalik, mulle väga meeldis, jõudu, jaksu, jääme edaspidi suhtlema, et kõik see pool ka ja kandidaatide puhul kindlasti, kui teil on hea suhtlus, lisage nad oma talendipankadesse, hoidke nendega suhtlust, et see toob kindlasti kasu ju tuleviku perspektiivides ka. Kuidas käituda mitte sobiva kandidaadi ehk siis sari kandideerimise puhul tagasiside andmisel, et ilma ettevõtte mainet kahjustamata? Ja fakt on selles, et neid sarikandideerijaid jääb kindlasti, et neid on ja neid jääb ja neid tuleb tulevikus, et ega sellega puutume ju kokku ka meie ja ma arvan, et enamus organisatsioone on mõnega kokku puutunud. Isiklikult oleme telefoni teel tegelikult vestelnud, et päris pika kõne pidasime maha ja konkreetselt üks näide. Ja tegelikult sellest tulenevalt mõistis inimene seda, et see kandideerimine toob tegelikult kahju ju ka tulla, kui ta saab kogu aeg negatiivset vastu, kui on kogu aeg selles negatiivses foonis. Aga paraku on ka neid, kellele meeldibki, kes see ongi hasart nende jaoks, et käivad aga kandideerimas ja kandideerivad nii baleriini ametikohale kui ka traktoristi ametikohale. Et tegelikult see on nagu selline reaalsus, et selliseid inimesi on, ega igaühega ei saagi kõike teha, aga selline ikkagi viisakas suhtlus ja see pool, et minu arust see telefonikõne aitab väga hästi selles olukorras. Aitäh, Merlin, sulle ka küsimuse eest, nii et kniks ja kummardus. Kuidas veel? Kas tuleb veel kellelgi mingeid mõtteid? Anname ikka 2 minutit veel, et siis me oleme. Siis me tõmbame joone alla tänasele webinarile ja siis juba suhtleme veebi vahendusel või näost näkku loodetavasti mõndadega teist. Et kandidaadi kogemus on siuke põnev uudne teema ilmselt, mis on siuke circa, ma pakuks, et 2 aastat olnud pildis ja tegelikult selle juurde hakkab lisanduma ka töötaja kogemus, mis tuleb pilti ja paar Eesti suurorganisatsiooni on ka selle kohta tegelikult päris häid juba praktikaid teinud, et loodame ise ka mingi ajateljel sellega pilti tulla, et tahaks uurida ja kuulata natukene ja mingeid kogemuslugusi saada ja jagada, et see kandidaadi kogemusest töötaja kogemuseks üleminek, seal on kattuvad piirid, nii et võite ka selle kohta juurde lisada, lugeda ja uurida, et kui huvi selle teema vastu on. Nii. Kuulge, aga ajaraam hakkab täis tiksuma. Aitäh, kes veel liinil püsisid, meiega mõtteid vahetasid ja hakkage kuskilt lihtsalt pihta. Ega siin muud ei ole, et tuleb alustada ja siis me saame oma kandidaate, ma arvan, üllatada selle positiivse kogemuse tagamisega. Nii et aitäh kõigile osalejatele veel kord. Kirjutage, joonistage mulle, leiate Brandemi kodulehelt minu kontaktid, keiu@brandem.ee, hästi lihtne. Nii et suhtleme ja mõnusat tänast päeva ja nädala lõppu ja jaani teile kõigile. Aitäh osalemast ja edukaid kandidaadi kogemuse loomisi teile siis organisatsioonidesse. Aitäh!